Mikko soovitas, et kutsu Orm ka. Mikko tegi sulle kaarnad, tätoveeris siis õlgade peale. Kas sul lemmiklind on siis Vares? Ma julgeks öelda, et Mikko on tegelikult mulle päris mitu tätoveeringut teinud. Et valdavas enamuses need pildid, mis on mu kehal, on suures osas tema tehtud. Ja ülejäänud siis nagu peenema joonega asjad on tehtud ühe Erik Halliku poolt. Eerikut ma tean ka hästi. Et siis nende kahe nagu koostöö, neil on kuidagi siuke nagu, need inimesena kuidagi klikivad oma vahel, on ju. Ja neil on see Mikko tumedate ja tugevate joontega esteetika nagu mängib hästi siis Eeriku sellise natukene rohkem nikerdatud asja ümber, et need, kogu see asi on ehitatud Mikko piltide peale ja siis ümber on Eeriku nagu mingid siuksed väiksemad, püha taevas, väiksemad ja peenemad jooned, et jah, Mikko tegi mu esimese tätoveeringu ja hetkel ka minu viimase. Mikko on mulle ka kõik teinud. Ja. Mulle väga meeldib üldse see, kuidas ta tätoveerib või nagu, et tema juures nagu käimine on selline tätoveeringu väljateenimine. Et seal ei ole sellist pehmet vaikset rootormasinat ja jazzmuusikat, vaid nagu mul tunne, et ta teeb selle teataval määral teadlikult su jaoks natukene ebamugavaks, aga see on selle asja ilu või kuidagi seal, see on hästi terapeutiline. Et Eerikuga me räägime paratamatult, ta teeb peenemaid jooni ja kasutab peenemaid nõelu ja siis me nagu räägime juttu ja ma jään vahepeal isegi magama, aga Mikko juures on magamisest on asi väga kaugel. Need hambad ristis ikka välja teenima selle. Ja ma arvan, et selles on mingi teatud romantika nagu, ta on ikkagi oma ala nagu minu silmis, vähemalt Eestis täielik nagu absoluutne tipp ja mul on tema juures käimine on pigem nagu süke auasi. Mikko ütles ka kunagi hästi, et milline üks õige tattoo tema arust olema peab, et ongi selline, mis ajas kestab, ehk siis must paksude joontega ja kui su lemmikvärv on must, siis... Ja ma usun sellesse nagu tema öeldusse, me oleme sellest palju rääkinud ja tema asjad elavad väga kaua. Selles mõttes, et kõik asjad, mis ta teinud on, siis on isegi mingid pildid, mille kohta on inimesed küsinud, et kas see on midagi uut. Tegelikult see on 8 aastat tagasi tehtud tätoveering, ja see näitab minu meelest tätoveerija. Joonistada võivad inimesed kõik väga hästi, või paljud vähemalt. Temal oskab tegeleda sinu nahaga õigesti. Ja see on, ma arvan, ülitähtis. Lõpuks sa tahad, et see asi nagu aeguks ka väärikalt. Et ma olen sinu ja Mikko seda osa kuulanud ja Mikko ütles ka kuidagi, tähendab, on nagu trendid tätoveerimismaailmas, tehakse endale mingid tribaleid ja siis tehakse neid stikereid ja siis tehakse mingid kolmandat asja. Kui ma vaatan tema pilte, siis need elavad nagu järgmised 100 aastat. Vahet ei ole, nad on nagu ajatu stiiliga. Ja ma arvan lihtsalt trendi järgi joosta, pannes oma nahk nagu lauale on, ma ei tea, kas see on nüüd kõige õigem otsus. Mingi hetk ise siis seoses sellega, et Mikko on hea sõber, siis ma olen ka neid tattoo pilte näinud ja temaga rääkinud tattoodest ja siis need trendid on ja huvitavad, et mingi hetk mõned aastad tagasi siin oli selline ilus, paljudel naistel oli näiteks siin kintsu peal oli 3 nurk ja siis siin oli mingi hirve või rebase pea. Nüüd sa ei näegi sükest asja. Ja, või kui näed, siis on nagu kahju natuke. ja siis, kui Ryan Gosling kuskil filmis oli nagu mingi suure T-särgiga tüüp, kes oli neid väikseid mingid stikereid täis, siis kõik kutid, kes olid natukene nägusemad ja trendikamad, otsustasid, et nemad peavad samasugused olema või praegu on see, mis on see, mingi seriaal The Bear, mis räägib nagu mingist kokkade hingeelust. Ja siis seal on ka nagu mingid inimesed teevad nagu selle tüübi tätoveeringuid endale. Et see ei ole lihtsalt minu nagu suund, inimesed teevad lõpuks seda, mida nad tahavad, aga mulle meeldib üldse meeldivad ajatud asjad. Kui nende tattoo stiilide peale mõelda, siis old school või traditional või see on ikkagi selline asi, et kui kuskil, ma ei tea, 20. sajandi alguses keegi lasi endale luupea ja 2 konti, et siis tundub, et see on ka siuke, mis peab on ju vastu, et nüüd see stiil, millest sa räägid, et seda ma olen ise ka märganud, et kuidagi
et lastakse hästi palju mingisugust prügi endale peale, mis näeb välja just kui koolivihiku mingi kritseldus on ju ja tatuud on läinud hästi väikeseks, et suuri pilte väga ei tehta on ju, et ongi hästi palju väikeseid. No jah, ma ise muidugi, mul ei ole ühtegi sellist pilti, mis oleks nagu tohutult suur. Või noh, ma ei tea, mingi nii suur on äkki kõige suurem pilt. No võrdlemisi on ju, kui sa lased mingi väikse nõela endale või niisuguse. Et ma pigem lasen teha nagu suuri, selles mõttes küll suuri asju. Aga nii, et mul oleks mingi terve tükk nagu, seda ma ka võib-olla nagu, mulle meeldib seal vahepeal kuskil olla nagu. Eesti Esu.